tere tulemast talvisesse Stockholmi. Mina olen ka siin filmimas. Alati kui me välismaale lähme, siis on kaks asja, mis on vaja üles leida. Wi-Fi ja Starbucks. Need kaks on aga kombineeritud. Kaks on kombineeritud. Lähme otsime selle Starbucks üles. Vegan, oh my god. Me oleme oma Starbucksi tiirud tegelikult juba ära teinud, aga kõndisime siis ühest McDonaldsist mööda. Ma olin mingi, hakkasin mõtlema, et mis riikides see McVegan üldse oli nagu prooviks ja siis ma olin mingi Rootsis, me oleme Rootsis. Ma olen nii närvis, ma ei tea. Ma tahaks ära mainida seda, et see ei ole. Ma nägin. See ei ole kuidagi mõni sponsoreeritud, see on lihtsalt Liina on excited jällegi mingi, et see on kuskilt mingi vegan toitu. See on papriku vahel või? Ei ole. Kas te saate aru, kui kaua me oleme mingit McDonaldsit või asja niimoodi nagu burgerit saanud suksest fast food kohast? It's been 84 years. See on nagu väga exciting moment minu jaoks. See on nii hea. Kus on päris hea? No davai, sööme nüüd. Võtamegi, ma arvan, siit Rootsist oma otsad kokku. Pole mõtet meil shoppamist filmida, muidu me kogu aeg ainult filmikski shoppamist. Oota, tegelikult veel enne ütleme ära. Üks props veel nii palju Tallinkile ka, et tore, et õhtuti on teil vegan toitu. Ja, hommikuti on nagu Aga õhtuti on väga palju vegan toitu, nii et mul on Liina pärast alati hea meel. Me eespinime kuhu? Eesti Laulule. Oi, ja olemegi siin ilusti Eesti Laulu. Meil on, kelle poolt me häält hoiame. Poolt oleme. Aga me ei ole seda üksida, meid on siin täna hoopis 3. Meil on Sydney on ka siin. Aga selleks, et aru saada, kuidas Sydney siia sai, peame me kõigepealt minema tagasi Rootsi laevale, kus kõik sai alguse. Praegu me siis hakkame helistama Sydneyle. Ja natukene luiskame talle mingil määral, on ju. Sellises olukorras on luiskamine hea. Ütleme siis talle, et me saime peaproovipiletid, kuigi tegelikult me saime talle finaalipiletid. Meil on selline lugu, et me üritasime küll sinna finaalipiletid saada, aga ei saanud, aga seest saime peaproovi. Kas sa oled laupäeval olemas? Ma olen laupäeval olemas küll, aga mis kellast on? Ma arvan, et ma ka laupäeva hommikul olen sulle sellest märku, aga igal juhul me võtaks su kaasa siis peaprooviks, kui sina kui kõige niisugune suurim fänn Eesti Laulul. See oli nii kärsku, ma ei oska reageerida. See morjendas sind kuidagimoodi, see liigutas sind kuidagimoodi? Ei, see liigutab mind väga, nagu ma lihtsalt ei oska mitte midagi öelda. Okei, laupäeva hommikul helistan sulle. Ja näeme laupäeval! Ja näeme! Davai! Bye! Ja nüüd tagasi tuleviku inimestele. Tänud Marti, aga täna hommikul läks kõik asi edasi, kus me hakkasime siis lahti rulluma seda mõtet, kuidas me Sydneyt tegelikult prängime. Ma olen tulnud Sydneyle järgi. Sydney arvab, et Liina on praegust kuskil arsti juures saamas süsti ja poole tunni pärast, tähendab 10 minuti pärast peaks hakkama peaproov. Tegelikkuses on see, et võtta Sydney peale, viin praegust koju. Igal juhul me natuke piiname Sydneyt ennem ja siis me teeme talle teatavaks, et asjalood on sellised, et tuleb minna hoopis vaatama seda finaali. Ega segad kuidagi sul midagi ära? Ei. Jõudsid kõik ilusti valmis? Jõudsime väga ilusti. Väga hästi, oled sa excited? Väga excited. Oled väga excited? Ja me saan magadagi või. Kelle poolt sa oled täna? Elina. Meil on nii kahju, et me ei näe nüüd, kes tegelikult võjab, et seal mängitakse läbi. Aga see ei ole see, jah? Vähemalt sa näed laivis ära seal Elina kleidi. Just. Põhiline. Me oleme võtame Liina peale, Liinal on natukene paha olla. Sa mida on arvastav, tule istu korraks, vaatame. Mis Liinal meil rääkida on? Ma ei jaksa saad istuda elu sees seda aega nagu. Aga te ei saa sisse ka ju, see on minu nimel nagu. Me oleme tegelikult natuke hiljaks jäänud ka. I'm so sorry. Meil ei jää siis midagi muud üle kui finaali minna. Kui finaali? Finaali vaatame minna. Tegelikult meil on finaali kord vaata. Nüüd meil on natukene veel aega. Ja mul ei ole mitte midagi selle jääda, nii et don't buy. ei ole, aga ma tulesin kui Liina, kuidas sul läheb, kas sul kõik korras? Ei, ma täiesti okeid. Te olete lollid inimesed. Ma otsime oma kohad üles ja kas oled nüüd lõpuks, nüüd on okei kõik ja oled excited? Nüüd on väga tore. Ma olen siuke paanikatak, ma väga kardan, ma väga olen õnnelik ja excited. Mis siis saab, kui Elina edasi ei saa? Elina saab edasi. Aga mis siis saab, kui ei saa? Ta saab. Saad sa aru, minu nutmist oli siit nii hästi näha sealt. Männikuust! Sääsed! Kas Sydney on valmis? Võitja.
Nadja on laval. La Forza esitab Elina Netšajeva. Nii, kõik on esinenud. Nüüd on hästi kiire hetk teha kokkuvõtte sellest, mis saab olema top 4. Minu top 4 on 4. Karlid, 3. Niika, 2. Stig, Elina on esimene. Sa mõtled, see on nagu ennustus, on ju? Mul ei ole järjekorda paigas, mul on 4 suvalist järjest. Elina, Karlid, Stig, Niika. Minu top 4 on siis Stig, Karlid, Elina, Annika. Okei. Mul oleks hea meel, kui Elina saaks edasi. Karl korda 2. Nii, kuhu me järgmise inimese paneme, kes sinna green screenile läheb? Kuhu me paneme ta? Sushi merre. Sushi merre, okei, saab tehtud. Ja kelle poolt olete teie? Küsimus on väga lihtne. Top 4. Elina Netšajeva, Sibyl Vein, Eliis Pärna, Kodaronja, Frank Enimäe. Ma arvan, et Netšajeva või Eliis Pärna. Likult juba õige pea kuulutame välja ka Delfi publiku hääletuse. Normet hinnangud. Huvitav, mis nad seal küll räägivad, vaata. Küll ikka asjatavad seal, oi, midagi seal toimub, oi, sügab pead. No oi, midagi läks pekki, no. 3, 2, 1. Räägime ära, et saalis olijatena meie juba teame, kes tegelikult punkte saavad. Me näeme ära, kuhu lähevad kaameramehed. Nüüd me näeme, et siit vahe saab punkte, siis saab siit, kes need siin on seal? Frank Enimäe. Ja Elina saavad punkte, nii et me juba teame kõik ära, kes mis punkt saavad, aga mis... Eelmine aasta Green Roomis oli ka nii obviously. Miks peaksid teie võitmist olla? Ma arvan, et võitma peab rahva lemmik. No ma jees kindlasti. Suva tüüp. Elina Netšajeva! Kas see on see värk, kuidas seda selga käib seal või? Ja Inimene meelis. mõtlesime Marti laivis, et kui Elina võidab, et siis ma teen coveri sellest loost, aga nagu jääb ära. Kuidas Eesti Laulu kogemus oli? Ütleme nii, et esiteks ma annan väga südamest teid mõlemaid ja siis isegi ei ole nagu lihtsalt sellepärast, et ma sain seda jälgida. Aga nagu päriselt ma olen väga-väga tänulik, sest et ma olen tulihingeliselt 10 aastat jälginud Eesti Laulu kohe, kui see tuli sellest ajast saati. Ja see on kuidagi nii teistsugune olla seal koha peal. Hästi tore oli, mul väga meeldis. Meie tõppame otsad kokku, me enam hommikul korraks. Tere hommikust! Siit kohalt võtamegi meie vlogi kokku, nii et kui sulle meeldis see vlog, siis kindlasti pane like ja kui sa esimest korda meie kanali satud, siis vajuta kindlasti subscribe. Ja loomulikult ära unusta kuulata ka meie podcasti, mis just eile üles läks. All descriptionis. Meie näeme teiega juba järgmisel nädalal teisipäeval. Järgmine kord on Soome, me oleme reedel ära juba. Igal juhul, jällegi me oleme kadunud. Auf Wiedersehen, tschüss. Ai, Jaa. miks ma Auf Wiedersehen, tschüss ütlesin? Oh my god, Martin! Bye!